Impro on lõbus ja ta pakub nagu head viisi, kuidas argipäevast minema minna. Sa saad rääkida erinevaid lugusid, sa saad avastada, mis sündima hakkab. Iga etendus, iga harjutus on sinu jaoks uus, sa ei tea, mis toimub. See on samasugune loominguline tegevus nagu näiteks maalimine või koodi kirjutamine. Ma jõudsin improsse niimoodi, et Rahel Otsa korraldas tudengipäevade raames mingit töötuba, ma ei teadnud, mis asi impro on. Ja pärast pikka mõtlemist ma võtsin julguse kokku ja läksin osalema sinna. Ja tuli välja, et 2 tundi me mängisime lihtsalt lõbusaid mänge, mis arendasid julgust ja oli üldse lõbus teha. Seega umbes nädala pärast ma ilmusin kohale esimesse proovi ja sealt see rong vaikselt läks. Esimene kokkupuude Ruutu 10-ga oli mul kuskil aastal 2010, kui Ruutu 10 veel ei olnud olemas ja härra Tormi Tuuling istus põrandal, kui ma tulin oma elu esimesse improproovi. Peamine põhjus, miks ma üldse alguses improsse tulin, oli omaenda julguse arendamine. Ma olen tegelikult introvert ja see on väga kummaline, et ma leian ennast impro raames väga tihti laval. Ehk siis ma olen avastanud, et see 6-7 aastat on treeninud väga tugevasti mu enda julgust, mu esinemisoskust. Ma saan nüüd palju paremini hakkama näiteks töö juures mingite ettekannete esitamisega. Samuti ütleme, et sul on koosolek, siis impro õpetab sind lugema kehakeelt. Sa saad aru erinevatest suhtedünaamikatest, mis toas toimuvad. Näiteks, miks koosoleku juhil on käed risti või miks vestlus kuhugile ei jõua. Et impro arendab väga tugevasti erinevaid selliseid suhtlemisoskusi. Ma soovitasin improt oma tüdruku õele paar nädalat tagasi, sest ta tahab õppida paremini esinemine, ta tahab saada esinemisjulgust ja ma ei suuda mõelda paremat viisi, kuidas seda õppida, kui improsse tulla. Sa oled ilus noor mees, tahad kõrgelt palka, võib-olla sa on liiga kõrged standardid, võib-olla seda, nagu kui mina näiteks maja ostsin. Kui ma ostsin maja, siis ma kõigepealt panin nagu 4 tuba, kesklinnas, maksab palju. Ja siis ma ei leidnud sellist majana. Siis ma pidin oma filtreid maha võtma. 3 tuba, Pelgulinnas, keskmiselt. Impro on lugude rääkimine. Ta on viis samal ajal kirjutada, rääkida, kogeda mingisugust lugu. Ja inimestena meile meeldib vaadata filme, lugeda raamatuid, sest seal on mingisugune teekond sees, mingi lugu kellestki ja mingi õppimisvõimalus. Ma oleks pidanud skripti valmis mõtlema.